garaažis. Meil nüüd hakkab pulli saama. Kui me just käisime Dünos, tegime siin paar tõmmet ja kilovatid tulid ikka mehised. Dünol oli tegelikult väga konkreetne põhjus, mis me tegime. Äite siia. Kaua oodatud kaunitar. Ma olen seda pakki päris kaua oodanud ja selle pakki pärast me tegelikult Dünos käisimegi. Et meil oli vaja teada, palju on jõudu enne uuendust ja palju tuleb jõudu siis peale seda uuendust ja teeme varsti unpackingu näitama, mis siin on. Kui meil auto on olnud siuke reklaamirohke aastal 2024, siis aastal 2025 meeskond sööb nuudleid. Sellepärast, et meil ei ole sponsoreid. Et täna tegelikult kisume siin eelmise aasta toetajad maha, sest et meil on see aasta ainult üks ja ainus meie ustav pikaaegne, ma ei teagi, kuidas me ütleme ilusalt seda, et see kodusponsor, Bekali takso on ainult sponsor meil aastal 2025. Puterdasin, ei ole. Meil on ka väike koostöö tööriista marketiga, et väike kleps tuleb see ka. Aga ütleme, et meil tegelikult raske hooaeg tuleb. Ja meil on tegelikult see hooaeg natukesed teistsugused plaanid. Et võtame natukene võib-olla chillimat ja päris igale võistlusele pushi, aga ilmselt pushima, ma ei tea ise ka, peame siin raha asju vaatama. Aga ja siin ja lisaks ainult selle uuendusele, siis meil on veel väike teine uuendus, et kui väga põhjalikult vaadata seda autot, siis siin juba nagu nahaga pott on kuldne, nagu vanasti, siis see võib-olla annab väikse vihje, mis uuendust veel on tulemas, et neid uuendusi saada teada, siis peab seda videot vaatama, peab seda videot jälgima, siis võib-olla mingeid räägime. Ühesõnaga, täna, kas ühesõnaga oli see minu parasid sõna või? See peab igas videos olema mitu korda vähemalt. Ühesõnaga. Tänane plaan on see, et ma lähen otsin noa. Kohe teeme seda karukulu lahti. Meil see kõige suurem uuendus tegelikult see aasta, et ma ei tea, ma olen kuidagi iga aasta nagu tahtnud, et kuhugi suunas midagi arendada. Minule on tegelikult see arenemine ja arendamine kõige tähtsam protsess, et see on nagu päris huvitav, et muidu, ma ei tea, lähed ostad mingi valmis auto ja sõidad nii nagu see on, aga keegi peab arendama, asju ägedamaks tegema. Siis ma olen teinud researchi, see on siuke asi, et keegi ei taha sellest väga rääkida, keegi ei ole sellest üldse rääkinud Baltikumist, aga ometi seda kasutatakse. Ma arvan, sellel on väga lihtne põhjus ja meil on selleks nüüd tõestused ka, me tegime Düno enne ja Düno pärast või Düno teeme pärast, et näha, kas ta töötab ja kui see töötab, siis see on lifehack ja ma lihtsalt te peate lihtsalt selle kanalile subscribe'i panema, sest et ma jagan tasuta informatsiooni ja te näete, kuidas 3-liitrisest saab nagu ühe. Ma arvan, sellest 3-liitrisest nüüd saab üks Street-klassi kõige võimsam 3-liitrine stock sisuga. Või ei ole mingit sepis sisu ega mingit kuradi 10-tonnist mootorit. Lihtsalt natukene siin firma saladusi mootori kaane vahel ja nüüd tuleb see uuendus. Aga vaatame, mis meil nüüd on. Nii, aga see tuuning jupp. Kui keegi tarkust oskab vaadata, aga see on nüüd siis järgmise generatsiooni 3-liitrise sisselase ja väidetavalt minimaalselt on 20 heppa garanteeritud. Ma saatsin selle müüjale, saatsin vaata enne Düno vaata graafiku ka, ma ütlesin, et tai pohku ei tule kilovati juurde. Aga selle tüki põhimõte on see, et need runnerid on veits paremad, et tuleb seda hingamist ülevalt rohkem. Ja miks see tükk on nagu haruldane ja miks seda nagu, sest ei ole väga räägitud, on see sama adapter, sest et see sama adapter on tegelikult see, mida ei ole nagu toodetud või tehtud. Et mina tean üht inimest, kes teeb seda, meil jäi siin see saks setist majast. Ühesõnaga, selle eesmärk on see, et ta hakkab rohkem hingama ja see tükk on haruldane või miks seda ei ole tehtud tegelikult siin, ma ütleks Baltikumis äkki, aga tegelikult üle maailma väga ei ole kasutatud seda. Ma arvan, et see tükk töötab, aga lihtsalt see, et see on tegelikult ärisaladus, minusugune lollike, kes tahab teile, vaatajatele jagada tasuta informatsiooni kõik need aastad, ja ei pane subscribe, võiks nagu panna nüüd, et teen teile teada, kas ta töötab või tööta. Et meil ongi täna, missioon on see. Tõmbame siit selle sisse, laske originaali maha, paneme selle müüki. Siis saame siia Drifti fondi raha, sest sponsorit pole. Ja siis testime seda tükki, sest et kui praegu on kõik stock, et kõik lõdvikud, kõik asjad istuvad üks ühele, siis siin tuleb veits ümber teha. Aga see, kelle käest ma ostsin juba, tegelikult tegi mulle enamus asjad ära juba. Ta tegi mulle siia, kuna see 3-liitrine, siis ma räägin nii palju teadust praegu.
see on see ruudukool, õpetan kõik ära, et 3-liitrisele on vaja vaakumit, et kütusefiltrile, sest et regulaator on kütusefiltri küljes, et see on juba siin olemas, sissevaske tempiandur ja see on nüüd siis pidurivõimu jaoks. Ja mis on sinna ju veel huvitavad, on drossel. Aga ma ei ütle, mis drossel see on, sest et kõike ka ei saa öelda. Et drossel on jah, on ka teine, et natukene suurem kui praegu on väiksem ja siis saame siit jälle natukene jõudu juurde. Ei, tegelikult ega me ei salatse. Kui ma arvan küsite, siis ma ütlen ka, et ma ei tea, ma ei ole nii kuri inimene, et ma ei taha teile jagada informatsiooni. Nagu ma ütlesin, siis keegi ei räägi sellest ja Eestis me oleme vist esimesed, kes seda testivad praegu ja see tükk on olnud tegelikult eelnevalt päris kallis, et see aasta nüüd natukene see tükk oli soodsam ja ma nagu hea jutuga ka sain seal natukene võib-olla hinna paremaks, et ja vaatame, kas sellest tükist on kasu, sest et kui sellest on kasu, siis meil on üks 3-liitrine siin, teine 3-liitrine seal, Cabrio, paps ütles, et see tuleb ka 3-liitriseks teha, nii et siis on kõik on 3-liitrised ja siis me teeme kõikidest 4 ja kõige kiiremad masinad sinna, et ikkagi seal foori taga olla esimene, kes foori tagant ära läheb. Aga paneme timelapsi ja paneme soojenduse sisse, sest et tossu tuleb ja teeme veits tööd ja siis räägime varsti mingi aeg, kui mul käed üles soojendab, mis on autoga maha. Ma räägin jumala produktiivne ja siis mis meil on, kell on 8 või? Mis kell pakub, mis me lõpetame täna? Mina pakun, et meil on tund aega, siis meil on sisselase maas. Andre? Tunni pärast ma kõnin koju. Seda päeva tahaks näha, kui Andre kõnnib. Ma viin su koju ära. Kuule, davai, hakkame tükka ära. Meil on see torevate neljapäeva õhtu Virtsu käib ja autoehitus samas moodi. Aga vana sissad on siin, nagu näha, päris erinevad on ju. Tegelikult see on päris kompaktne, võtab siukest, annab käeruumi. Et tänane eesmärk on, kuna siin on nüüd kõik on erinev, kõik need õhutorud, mis on siis originaalis, need tuleb välja vahetada. Ja täna ma olengi siin selleks, et vaadata, mida ma ostma pean juurde. Sest et ülejäänud asjad on tehtud plug and play, kütuse latt asjad peaksid istumiseni üks ühele, kohe proovime järgi. Aga just need mingid vaakumitorud, karteri tuul tuleb ümber teha. Mingi pudipadi asju veel, aga teeme selle testfiti või. Vaatame, kuidas uus tükk istub siia. Ja jube kerge on ka tegelikult võrreldes vanaga. Meil oligi see projekt number 2 selle autoga. Väike hint võib-olla. Kaalu ka taga ajame veel. Aga see tükk peaks iseenesest istuma siia niimoodi. Aga reaalselt kerge on see. Nagu üllatavalt kerge seegi. Oota, Andre, kuule tule tõmba asju eema. Et see nüüd istub siia niimoodi. Kuidagi moodi. Ja olemas. Palju paksime, jumala palju ruumi on nagu. Aga vaata, see põhiküsimus ongi. Sama juhtlastik on ju. Et kuhu sa kinnitad selle nüüd? Kus ta läheb siia trosseri taha? Aga nagu rõvedat on ruumi tegelikult. Ja nagu palju kompaktne. Aga siin ongi vaata siit. Siit peab see kuradi silikon lõdvik tulema. Ja siin on see kuradi... Siin on juba meil see õhukopsik. Sellepärast me testimegi. Et ma teaks, mis kuradi lõdvikuid või neid silikon torus ja asju osta. Originaal fitmentist on siin nagu asi kaugel. Ja kui ma ei eksi, siis Trosseli pistik istub üks ühele. Bigas, Buyers. Nad on mõelnud selle peale, et nad on ette mõelnud, et mingi bemmivend hakkab tuunima kunagi. Ja istubki üks ühele. L-gaas. Täiesti uskumatu. Ja see on nüüd suurem, kui on 3-liitris oma. Et natuke rohkem hingamist jälle. Aga ma ei tea, mis me nüüd juhtnastikuga teeme. Üks võimalus on see, et vaata, võtad siit selle kõik karbist välja, vaatad selle karbi üldse ära. See on ka tegelikult võimalus. Selleks tegelikult võiks täna Tormo siin olla, aga ta on haige.
No nii, tund aega, kõik tehtud, aga nüüd on see põhiprobleem, mida me teadsime, mis saab ja mida me tegema peame. Et meil ongi siin üks probleem on see, et originaal seda õhukopsikut ei saa kasutada, sest et ta on lihtsalt nii palju rohkem on nurga all. See on üks asi. Teine asi, mismoodi nüüd teha see nii-öelda, ma ei tea, kuidas see, et siin oleks piisavalt jahe, et me peame ilmselt koonukat kasutama. Järgmised probleemid on õhu need, mitte õhu need, mis see sõna on? Kell on nii palju, ei tea isegi sõnasi. Ühesõnaga see pidurivõimendi, kuidas seda toru teha, sellepärast, et siia on tehtud spetsiaalne tükk sisselaske alla juba, kus seda õhuvõttu saab võtta, aga see on nii jämeda torudega, et ma isegi ei tea, mismoodi seda lahendada. Et seda peab ka veel natukene mõtlema ja vaevlema, kuidas seda torusüsteemi vedada, et kas ma võtan selle plaadi ära, lõikan selle praegu minema, selle suure torujupi või siis ma leian mingi lahenduse sinna. Ühesõnaga mõtteainet on, aga seda vahepeal vist ma ei tea, kas meil kaamera käis või mitte, et kõike seda testida, siis ma tõmbasin terve mootori juhtmestikku tõmbasin ära, kõik on lahti joandud, põhimõtteliselt paljas plokk, et siin peamegi hakkama neid vaatama, kuidas neid juhtmeid vedada ja palju muud, karterid, huuled, asjad. Ma ei tea, ikka jube suur projekt. Ma mõtlesin küll, et ainult viske sisse asja külge. Mul oli siin see, pühapäeval lähme Tormole, laseme mingi väikse softi teha, lähme proovima kohe, aga ei ole päris nii lihtne, et natuke on ikkagi pusimist. Ja me pidime need klepsud maha tõmbama. Ma ei tea, kas te tõmbasite juba või? Vist te tõmmata. Meil on vaja need klepsud ka veel maha tõmmata. Ja ma tegelikult ütlesin siin, et meil on see järgmine plaan. Järgmine plaan on juba tellitud töös, aga need tarneajad on 4 nädalat, et meil tuleb mul tuleb siis kapoti väljavahetus ja tagaluuk, et meil tegelikult eelmine aasta nägime seda, et auto on natuke raske ja seda on vaja kaasa arendada, et kuna 46 on suur mühakas ja raske peletis, et me tõmbame siit igasugused kilod ka maha, et kapoti tagaluugi arvelt ja salongist võtsin ühe ilusam asja välja, turvakaar, selle võtsin küll välja kahjuks. Aga see oli, ütleme, circa 40 kilo, et jällegi saab kuskil kokku. Ma arvan, see kaalu langetamise episood, see tuleb tuleviks väike lihtsalt vihje siia jälle. Tasub subscribe panna, kuidas 46 saada kergeks ka, nii et teeme ta kergeks ja teeme ta kiireks ja kõike teeme. Aga ma arvan, täna lõpetama oleks, et kell on palju, mul on vaja ära minna ja mul on külm ka, nii et tuleme homme jälle ja siis vaatame edasi. Me maga ka nüüd öösel. Ühesõnaga, lõpetame ära. Lähme võõb. No nii, meil on mõned päevad möödas ja ma olen tagasi siin jälle suksuga tegelemas, et me saime tegelikult, ma ei mäleta tegelikult, mis ma rääkisin viimane kord. Et me tegime siin seda üks õhtu tegime seda sisselaskevärki, et see uus sisselase on küljes põhimõtteliselt, et nüüd ongi natukene siin vaja hakata arendama seda just seda õhukopsikuid ja mingid siuksed asju. Ma olen täna käinud selleks juba ilusti poes ära ja mul on olemas sinna kõik vajalikud asjad idee poolest, et see projekt täna põhimõtteliselt ühele poole saada ja siis on ainult väiksed juhtmestikutööd. Ja teiseks, siia videosse veel tuleb siukeste ägedad asju. Mul on mõned pakid tellitud autole, et ma olen natukene siin raha kulutanud. Ja esimene pakk jõudis kohale. Ühe pakiga läheb veel natukene aega. Ja ma kohe varsti näitan, mis see esimene pakk on. Tegelikult see on juba pakist välja võetud. Aga mis siis? Ma ei ole siuke epudrilla ka. Ja veel lisaks, kuna meil on toetajad on muutunud, ma natukene juba mainisin ka, ma pidin tegelikult seda juba eelmine kord tegema, siis meil on vaja veel toetajate kirjad maha võtta. Ja siis ongi puhas liveri. Ma võtan autosse selle äged asja, mis ma täna kätte sain. Mõned asjad veel, mis ma veel võtsin. Ja ma kohe näitan teile, mis ägedad on tulemas või tulid ja mis me saame kohe külge proovida vaadata, kuidas need istuvad. Vola! Esimene ilus asi jõudis kohale. No need on ikka uhked. Proovime alla kohe. Vapsjeene. Peremees on siin natukene klatsi kulutanud. Päris kergelt ka tegelikult. Vähe aluvad. Ühesõnaga, ma olen alati tahtnud endale ette ilusat telge. Ma olen kunagi raatsid osta. Ja ma tegin endale varase sünnipäeva kingi.
see läheb esivälgedeks. Tegelikult asja ainult 2 tükki. Ma olen juut veidikene. Et vaatame, kuidas need alla istuvad. Kurat, päris nilbe on. No see on ikka, et ma pole kunagi tutikat velgu ostnud. See on esimene tutikas velg, mis ma olen ostnud. Ja see on nii naljakas nagu. Sa ostad nagu driftikal, ostad mingi tutikaid rehve kogu aeg, mingi tutikaid asju. Ja iga päev autole ei ratsi isegi rehvi osta. Ja driftikale ratsid. Aga need on päris ilusad. Väga nilbe. Lollakas driftikal ostad mingi tutikaid asju. Okei, kui ma võtan teise ka, siis proovime alla kohe. No look at that. Apatški. Ma ei tea, näeb päris hea ju. Et isegi fitment on tegelikult päris hea. Mul on praegu muidugi, siin on see vigane tiib, aga nagu tegelikult väga nitše. Väike stantsboi. No kurat, teine asi täiesti ju. Peaks huvi pärast vist taha ka proovima. Vaatame, kuidas ta taga veel läheb, kui kõik 4 osta. Äkki keegi tahab mu sünnipäeva kinki teha. Aga päris hea. Vaata, proovime taha ka. Kui juba, siis ma ei isegi riideid vahetanud, ma olen nii elevil olnud terve see aeg. Siin ei ole vist enam kahtluski. Pean poodi minema. Pean veel taha kostma. No vaadake seda. Vapšee. Kurat, see on nagu see. Nüüd ma tean, mis tunne võib-olla lastel on, kui nad lähevad sinna kuskile. See on nagu see. Mul on praegu siuke mingi jõuluvaib, kui oled saanud pakkinud lahti oma kingitus ja saad nagu elevil. No see on ikka. No vaadake seda stantsi. Vaatame siia poole. No ikka väga maasikas. No see on nagu stantsboi ju. Natukene madalamas ka lasta ja kurat, see on ikka ilus. No ikka väga ilus. Vaatan äkki leiab mingid tsentrõngad ka. Opa, tsentrõngad ka ilusti olemas. Naa, mis niimoodi päeval viga on? Ühesõnaga, jätke kommentaar, mis ma tegema pean. Kas ma pean taha kostma või jätan ainult ette? Teiseks, kui te olete ka nii ägedad velgi, siis refipunktist saab. Kirjutage sinna refipunkti ja vaadake endale reffe ja noh, need on tutikad väljad. Mina olen alati kõikidel oma tuttavatele soovitanud, kui neil on nagu siuksed võib-olla stretch väljad või refid ja kardavad, et velgi ära kriibitakse, siis mina alati olen soovitanud Arti juurde refi vahetusel minna, sest et nad on ikkagi oma ala meistrid, noh, see tutikas velg. Kõik on väga ilusti paigaldatud ja ma lasin kohe Artil seal refid peale panna, ega ise ei taha ju seda uut velgi ära kriipida, et lased ikka professionaalil teha. Nii et vaadake välja, refipunktist saab, mis ikka kõvatan, et võtame nüüd selle teise protsessi ette. Hakkame seda lõpetama, mis mul see pooleli jäi. Peaks nüüd riidek ära vahetama, nüüd on äkki elevus üle läinud. Ja näed, see teine asi, mis pooleli jäi, tegelikult on sellega 2 mõtet ja mul on see 2 varianti kostetud. Nii. Mul on siia ostetud 2 varianti. Üks on originaalkoonusfilter. Mul on ostetud 2 varianti. Tegelikult ma täiesti puht sportlikust huvistan ära proovida. 2 varianti nii-öelda ära testida. Mul on siuksed mõtted, siuksed plaanid nüüd selle sisseaskega. Ma käisin täna TPHPs, jälle tasuta kuradi reklaam. Ja ma ostsin endale koonuka mingi KN, mis see kvaliteetne koonuks on, see KNN, et ta on siuke tütarfirma oma ja sama efekti ja sama toimega. Koonukeid reeglina öeldakse, et ei tasu panna, et ta võtab kilovatti vähemaks, et see originaal-lahendus on päris hea. Ja siis ma siin üks õhtu mõtlesin endale uue lahenduse välja. Ja ma mõtlesin, ma teen tegelikult endale sinna selle meisterdan siia selle boksi, eraldan selle mootoriruumiga ära. Aga siis ma mõtlesin siukest asja. Praegu, kui me paneme selle siia originaal koha peal tagasi, siis mul on siuke mõte, et ma lõikan siia augu sisse. Kohe proovimegi tegelikult. Et kui ma lõikan sinna augu sisse ja paneks selle koonuka, paneks siia sisse originaali kohta. Ma ei tea, kas ta mahub muidugi, et see ongi täna see meisterdamiskoht. Et ma arvan, siin tuleb jälle natukene meisterdada ja lõigata, et siit see serv ära lõigata, siis ma arvan, et see koonukas nagu võiks siia iseenesest mahtuda. See on see asjade välja inseneerimine. Kõige parem on muidugi tehase lahendus. Tegelikult ma tahaks seda ilget, seda tehase lahendust alles jätta. Aga kuna see
uus sisselase on siukse teistsuguse nurga all, siis seda ei ole nagu võimalik teha. Ma pean tegema selle mingi siuke aftermarketi solutioni siia ja siis see tegelikult on tegelikult siuke kõige takum minu mõistes. No see on loomulikult vaba vali, kõigil on enda mõtlemine, enda mõtteviisid, kuidas midagi teostada, aga mina arvan, et nii on kõige parem. Ma vaatan, võtame selle. Iseenesest tegelikult ju peaks ta siia auku mahtuma. Muidugi üks asi on see, et kui kõrgele ta jääb, sellepärast, et ma pean siia selle augu ka puurima. Teoorias on ju tehtav tegelikult. Nii et paneme timelapsi käima ja vaatame, mis me teeme sellega, kuidas ma selle ära lahendan. Ma arvan, veits relakaga lõikama, siis saab nagu juba asja aina ja räägime teiega juba varsti. Nii, ja nagu niuhti, prototüüp on valmis. Kole praegu on ju, et need ääred tuleb ilusti siin siledaks lasta. Aga siuke idee mul on. Ja võtsin siit ka selle. Lõikasin siit ka need vahed ära. Ja praegu läheb see filter nagu ilusti sisse siia. Et saab seda täiesti ideaalist ja peabki hakkama olema nüüd. Tegi niimoodi, et see asja 9 korda mööda, 1 kord lõika. Natukene möödas, et siit on näha, et ava on alt liiga suur. Aga ei ole hullu, sinna saab mingi asja leiutada, et siis on Nietzsche vot. Aga olgu, võtame edasi. Nii, ma vahepeal siin jäin jutustama, aga ma tegin tegelikult juba kõik ära. Et see on siin, tegin väike sapsaka ka juba, nagu see vanasena on 9 korda mööda, 1 kord lõika. Nii vana kui ma ei ole, siis ei jaska endale asju selgeks teha. Ühesõnaga, ma lõikasin selle liiga palju ära, et mul on siin ei ulatu nüüd, pean uue lõdiku ostma, silikonlõdiku. Aga kuidas ma siis seda lahendasin tegelikult, et kuna siin on see, et see originaallahendus on tegelikult päris hästi toimiv ja see originaal õhukopsik on piisav, siis ma tahtsin seda kasutada. Ma ei tahtnud seda nii-öelda aftermarket, seda mingi külma seina teha, et mul oli enda visioon ja ma tegin, näed, ja kõik on siin. Ja ilusti mahub tegelikult siia õhukopsikusse, et ei ole mingit probleemi. Nüüd ongi uus lõdik osta homme ja siis saab selle auto kokku. Et üllatavad tegelikult ei olnud nagu midagi keerulist. Ja noh, nii kaua, kui see veel koos ei ole, siis kõik on võimalik, aga tegelikult läks päris ladusalt. Et siin tegelikult väga enam midagi hullu teha ei ole, et siin on siuke poolik päev veel teha ja siis ma arvan, saab selle auto kokku. Aga see ei ole kindlasti meil nüüd see ainus driftika ehitusvideo, sest tegelikult meil siin on tulemas, et kui see nüüd saab tehtud, siis on järgmised asjad, et siin lühidalt ma ütlen siis ette, et ma tahan auto kergemaks saada. Mul on vaja siin hakata kaalulangetust tegema, telefon heliseb. A few moments later. Et meil ei ole tegelikult selle auto ehitusega ainult see eesmärk, et me teeme sinna jõudu juurde. Et see põhieesmärk on see, et siin ka kaal alla saada, siis on veel loomulikult visuaalne pool ja palju muud, et tegelikult need asjad, kõik need samm-sammult tulevad, et ma olen siin need mõned keredetailid tellinud, et mis peaksid kohe varsti jõudma ja veel puidipädi, et selle salongiga on samamoodi salongis oma asjad lõpetada ja mis iganes veel ülesanne, see nimekiri on tegelikult päris pikk, saaks loomulikult palju lihtsamalt. Aga noh, ütleks, et mina nagu näen seda, et iga aasta, kui driftiga edasi minna, siis jälle kuskilt mingit maad võiks jälle areneda, võiks jälle midagi uuendada. Ja õnneks need ei ole mingid hirmkallid, noh, natuke raha läinud, aga ei ole hullu, drift ongi kallis. Nii, aga siit on cut, nii et minge pange meie YouTube'i kanalile kindlasti subscribe, kommenteerige, palju te arvate, palju see mootor jõudu teeb, sellepärast, et kui see nüüd saab valmis, me läheme Dynosse ja siis näeme, mis see lõpptulemus on, nii et saate lihtsalt tasuta informatsiooni, et kui see töötab, siis saate ka võib-olla lihtsalt teie, kes te vaatate, kellel on 3.0, saate seda samat lahendust kasutada ja seda samat juppi saab ka läbi minu osta, nii et proovime märgi, olge mõnusad, olge muhedad ja näeme juba teiega järgmine kord.